Roheoskusi võib defineerida kui teadmiste, oskuste, väärtuste ja hoiakute kogumit, mis aitavad meil arendada kestlikku ja ressursisäästlikku ühiskonda. Teisisõnu ongi tegu oskustega, mis võimaldavad meil täna tegutseda nii, et ka tulevastel põlvkondadel oleks tagatud elamisväärne keskkond ja ühiskondlik heaolu. Meie töörühm keskendus eelkõige roheoskustele, mis on olulised kõikidele inimestele, olenemata siis nende tegevusvaldkonnast. Et seetõttu ma ei saagi öelda, et üks oskus oleks olulisem kui teine, vaid pigem me peame rääkima ikkagi tervikkomplektist. Kõige paremini võtabki neid kokku selline katustermin nagu süsteemne mõtlemine. See tähendabki oskust näha ja mõista laiemaid seoseid erinevate valdkondade vahel, nii et meie igapäevane tegevus arvestaks looduse seatud piiridega. Peamise saavutusena tooksin kindlasti välja selle, et meie töörühmal õnnestus ühtse raamistiku alla koondada eri valdkondi ühendavad roheoskused. Et see raamistik on tegelikult juba praegu praktilises kasutuses õppekava arenduses, nii kutse kui ka kõrgkoolides. Olulisim õppetund on ehk see, et olemasolevates õppekavades käsitletakse roheoskuseid mõnikord natuke liiga ühekülgselt. Et ka seda aitab tegelikult meie ühtne raamistik muuta. Kestlikkusega seotud terminoloogia on üsna kirju ning pakub jätkuvalt kõneainet. Et sageli, kui me räägime nendest teemadest, siis me kasutame erinevaid mõisteid. Olgu siis näiteks jätkusuutlik või kestlik areng, roheoskused või hoopis rohepädevused. Selle kohta ütleksin mina, et heal lapsel võib ikka olla mitu nime. Aga samas tasub meeles pidada, et isegi kui me kasutame erinevaid mõisteid, siis me räägime ikka ühise kestliku mõtteviisi kujundamisest, selleks, et kujundada paremat tulevikku. Hästi tore oli see, et töö käigus tekkis mitu spontaanset algatust. Näiteks töörühma partnerkoolid korraldasid üksteise töötajatele erinevaid roheoskuste teemalisi koolitusi. Ja väga hea näitena saan välja tuua ka Räpina aianduskooli organiseeritud rohehäkatoni, mis tõi siis kokku Põlvamaa kohalikud ettevõtjad ning kooliõpilased, kes siis otsisid üheskoos keskkonnasõbralikke lahendusi ettevõtete igapäevastele murekohtadele. Oluline on mõista, et roheoskused on lahutamatu osa tulevikuoskustest, mida peaks õpetama kõikidel haridustasemetel, alates lasteaiast. Et ainult nii saame tagada selle, et me kujundame uue mõtteviisi ning käitumismustrid.